hakkavad mikrofonid tööle. Juba töötab. Kell on saanud 3. Meil veel inimesed natukene kogunevad, aga et meil on tänane ajakava üsna selline pingeline, siis ma arvan, ma alustan juba järgmise teema sissejuhatusega. Et poliitikateadlasena on mul kohati selline tunne, et ükskõik kuidas meid ümbritsev maailm muutub, kuivõrd me ise muutume ja kõik muu selline, siis kuidagi üks lõhe on Eesti poliitikas jääv ja me jõuame selleni alati tagasi, aeg-ajalt me natuke tasandame seda, siis jälle natukene niimoodi kaevame sügavamaks ja see lõhe on rahvuslõhe. Ja kahe Eesti siis avaliku kirja või pöördumise valguses on, ma arvan, päevakajaline küsida, et mitmeks Eestiks oleme me jagunenud täna rahvuspõhiselt või ka rahvussuhetega seonduvate teemade kontekstis. Ja on see hea või halb? Seda keskkonda kindlasti kujundab ka ümbritsev julgeolekukeskkond. Julgeolek ütleb tavaliselt, et mida rohkem nii-öelda koos me oleme, seda turvalisem on. Aga mis on täna need lahendused, kuidas me saaksime siis kokku hoida nende erinevuste kontekstis. Ja sellest räägime me täna Lilian Reinmetsa, Viktoria Ladõnskaja-Kubitsa ja Raivo Vetikuga. Meil on taas 3 ettekannet, millele järgneb siis paneeldiskussioon. Ja jätkuvalt kutsun kõiki üles siis kirjutama oma küsimusi Slido keskkonda. Pean ütlema, et küsimused ise on nii sisukad, et neid võiksin veel pärast konverentsi edasi lugeda ja pikki jätkuarutelusid korraldada. Aga kindlasti mõned küsimused püüame siis debatti tuua ja seda diskussiooni nendest lähtuvalt suunata. Esimesena annan sõna ettekandeks Lilian Reinmetsale, kes on Kohtla-Järve gümnaasiumi õppe- ja arendusjuht. Ja saab anda meile lähivaate siis sellele, kuidas edeneb eestikeelsele haridusele üleminek. Palun. Tere päevast kõigile siis ka minu poolt. Nagu juba öeldi, mina olen Lilian Reinmets ja töötan siis 7. aastat Ida-Virumaal Kohtla-Järve gümnaasiumis õppe- ja arendusjuhina. Ja enne kui ma üldse edasi lähen, siis ma toon selle nüansi ikkagi välja, et ma ei ole pärit Ida-Virumaalt. Ma olen siis üks näide sellisest inimesest, kes pärit olen Saaremaalt, õppinud, töötanud Tallinnas aastaid ja 7 aastat tagasi mind siis kõnetas väljakutse minna Ida-Virumaale looma täiesti uut riigigümnaasiumit. Ja kui nüüd tegelikult vaadata faktidele otsa, neid oli veel. See ei olnud ainult mina. Seal oli veel inimesi, kes väljast poolt tulid. Lahe nii-öelda uus väljakutse, täiesti ise saab mõelda uue kooli, mismoodi, kuidas. Aga kui ma tegelikult täna vaatan näiteks siis töökoosolekul, et kes meil seal järgi on, siis tegelikult neid on üksikud inimesed, kes on siis tegelikult nii pikalt olnud meil seal. Ja see on võib-olla eraldi teema siis. Aga kõigepealt natukene siis koolist lähemalt, et 2019 siis ühendatigi Kohtla-Järvel siis üks eestikeelne gümnaasiumi osa ja 2 venekeelse kooli gümnaasiumi osad siis, ehk 3 kooli pandi kokku. Ja algusest peale siis, seal oli ka igasugu huvitavaid nüansse seal, kuidas see algus kõik läks, võib-olla olete artikleid selle kohta lugenud, aga kindel visioon siis toonasel direktoril Hendrik Aguril oli 100% eestikeelne kool teha, kus on töökeel ja õppekeel on eesti keel. Ja ainus erand oli siis see, et esimesel 2 aastal said siis nii-öelda 60-40 lõpetada need õpilased, kes olid oma koolis õppinud siis sellisel õppekaval, kus ei olnud täis eestikeelsust. Ja kogu aeg siis, või algusest peale me kohe olime vastas meil selline küsimus, et kuivõrd ja kas me lubame õpilastel ja üldse töötajatel vene keeles rääkida. Ja nagu me ise teame, siis see keelamine eriti hästi kaugele ei vii. Ja tänaseni me tegelikult, me ei ole otseselt keelanud rääkida vene keeles, aga
see aga on seal, et meie töökeel on eesti keel ja meie õppetöökeel on eesti keel. Ja kui sa vahetunnis siis sõbraga räägid mõnikord ka inglise keeles, vene keeles, siis me ei lähe seda nii-öelda keelama, aga me püüame suunata siis õpilasi sellele, et nad kasutaksid ikkagi eesti keelt, suhtleksid rohkem omavahel erinevate inimestega, et nad saaksid harjutada seda eesti keele rääkimist. Sest tegelikult see on üks selline suurem küsimus, et tihtipeale on nii, et õpilased oskavad kirjutada, aga kui peab rääkima, siis läheb suu kinni. Ja oleme järginud ka siis vaadanud neid ühtse Eesti kooli põhimõtteid ja siiani meil on siis tegelikult nii üks põhiline põhimõte, et me ei jaota õpilasi klassidesse nende tausta alusel. Õpilane saab valida mingi õppemooduli ja seal võib olla see väga erinev ühes õppemoodulis huvipõhiselt, kas sinna õppegruppi satub siis mitu eesti kodukeelega õpilast, mitu vene või muukeelset õpilast. Ja meil on ka erinevad õppegrupid, nii et on laia ja kitsa matemaatika grupid, on siis inglise keel on tasemepõhistes gruppides, et tegelikult õpilane ei õpi selle 15 inimesega 3 aastat meie koolis. Ja ma ise pean küll seda üheks väga suureks meie kooli tugevuseks, aga millegipärast tahaksin seda rohkem näha, aga ei näe. Et just seda, et kuidas seda suhtlust suurendada, et ei tekiks meil selliseid gruppe ja ka kooliga alustades meil oli väike selline hirm, et kas meil on nii, et kuskil on üks kamp inimesi ja teine kamp inimesi, kes ei taha omavahel suhelda, aga väga hea on öelda, et tegelikult väga suuresti seda ei olegi tekkinud õnneks ja õpilased on leidnud sellist ühist keelt, ühisid huvisid, kuidas koos siis õppida ja töötada. Ja väga tihti küsitakse ja siiamaani küsitakse, et kuidas see vahekord siis on teil seal koolis, et palju siis need on neid eestlasi ja mitte eestlasi ja pange tähele, ma ekstra tegelikult püüan mitte kasutada või väga keeruline oli siia slaididesse ka neid slaide koostada, et ma ei taha kasutada sõna venelane, sest see asi ei ole nii lihtne. Aga võib öelda, et 2/3 õpilastest on siis tegelikult kas kakskeelsest või muukeelsest kodust. See oli meil esimese õppeaasta alustades mul kohe slaidi peal, kui keegi tuli kooli külla. Aga täna ma ei usu, et see olukord on väga suuresti muutunud. Küll aga mis on muutunud selle keele ülemineku asjadega, on see, et täna, kui me vaatame, mis meil on eesti keel emakeelena õppurid ja eesti keel teise keelena õppurid, siis nende osakaal on tänaseks peaaegu pooleks. Ehk siis me oleme seal olukorras, kus Eesti õppekavalt, Eesti põhikoolist tuleb meile gümnaasiumise õppimine õpilane eesti keel emakeelena õppekavale, kelle kodukeel ei ole eesti keel. Nii et ja seda on nüüd, kui te aru saate, päris keeruline siis seal määratleda, et ega keegi ei tule sulle selle jutuga, et mu ema on see, isa on see ja ise pean ennast selliseks. Õpilasega sa vestled, kuidas sa tahad, miks sa tahad siia kooli tulla ja siis see kõik selgub asjade käigus, et keegi ei küsi sul seda tunnistust seal nii-öelda, et kes sa oled. Ja on ka siis õpetajaid, valdavalt meil on eesti keelt kõnelevad õpetajad, aga on ka mõned näited siis õpetajatest, kes on ise kakskeelsed ja õpetavad täna täis eestikeelses koolis eesti keeles ja on ka õpetajad, üks väga hea näide, kes on ka võib-olla avalikkuses paar korda esinenud, üks vene keelt kõnelev matemaatikaõpetaja, kes täna tegigi siis selle muudatuse, et õppis ära eesti keeles matemaatika õpetamise ja õpetab täna täis eestikeelses koolis eesti keeles matemaatikat kõikidele õpilastele. Ja teda see, mis siis saadame ka tihti niimoodi teistesse koolidesse, et ta räägiks, kuidas ta sellega hakkama sai, aga sellest ma hetkel pikemalt ei peatu. Ja see küsimus, et homme lähen Eestisse või ega mina isiklikult ei ole seda kasutanud, aga võib kuskil võib-olla keegi vahepeal kasutab. Mis minu jaoks sinna minnes oli selline huvitav oli, et mis asi see on, et ma olen idas. Näiteks helistad kellelegi, et inimesed Ida-Virumaal räägivad nii, et ma olen idas või homme lähen idasse. Ja siis mõtlesin jube imelik ausalt öeldes. Minu jaoks oli jube imelik, mis asi see selline on, et nagu nii kõrvale võõras nii. 7 aastaga võin öelda, vastan ka mõnikord siis telefonis juba, et olen idas või nii. Et midagi seal ju siis on. Aga mis on see huvitav nüanss on siis see, et Ida-Virumaa poolt vaadates, seal igapäevaselt olles, siis tekib tunne, et Tallinn või mõni muu Eesti paik on Ida-Virumaalt kaugemal kui Ida-Virumaa Tallinnale. Et näiteks, kui lepid kokku mingit kohtumist või kellegagi, siis okei, ma tulen Tallinnasse, saame kokku. Aga kui näiteks arutaks, et teeks järgmise konverentsi, ma ei tea, Kohtla-Järvel, Ida-Virumaal, siis võib-olla mõnel inimesel tuleb mõni mõte, et vaat ikka ei tea ja ikka peab sõitma sinna kaugele ja kuidas sinna saada.
Ja see väljendab minu jaoks nagu seda, et siin on küsimus ka selles mitte ainult, kus on see piir, et üldse, kus kellegi mõttes asub see Eesti piir, vaid võib-olla küsida ka selle üle, et kus igaühe tunnetuses see piir on ja kui kaugele see piir ulatub, kas ta ulatub sinna, kus on geograafilised piirid või kuidas see tunnetus parasjagu on. Ja ühe näite panin ka elust enesest, oli üks potentsiaalne töövestlus siis koolijuhil, kus siis see kandidaat ütles, et kuulge, et äkki saame Rakveres kokku, et seal Põhjakeskuses või lähme kuskile kohvikusse, et mugav oleks, et ei hakka sinna Kohtla-Järvel sõitma. Ja mis te siis arvata võite, et see töövestlus tegelikult siis ikkagi ei toimunud ja see inimene meile tööle ei tulnud. Et milline ja mis põhjustel, et milline on see valmisolek tulla üldse Ida-Virumaale näiteks tööle. Ja mis oli minu isiklik hämming konkreetselt oli see, et mina eestlasena ei olnud teadvustanud, et mis olukorras näiteks 7 aastat tagasi, täna on natuke olukord muutunud, et päriselt on selline asi, et meil on põhimõtteliselt nagu venekeelne kool lubatud. Kõik on okei, kõik on korrektne, juriidiliselt õppekeeled on määratletud, aga kui sa seal lähedal oled, siis sulle see kuidagi jõuab teistmoodi kohale. Mina ei olnud sellele niimoodi mõelnud. Me võime rääkida siin protsentidest, 60-40 ja mingid muud. Ja ausalt öeldes, kui meie kooliga alustasime, siis oligi selline olukord, et mõned õpilaste jaoks oli kergelt öelda šokk, kogukonna jaoks oli omaette teema, aga see, et kuidas seda eesti keelt ikka nii palju on, ehk siis tekkis küsimus, kas tegelikkuses see, mis oli kirjas 60-40, kas seda päriselt niimoodi tehti. Ja siis üks selline surreaalne juhtum oli ka meil kooli teise õppeaasta alguses, 1. septembril, mõtlesin, et räägin selle ka ära ja näitlikustamiseks, et oli meil aktus õues, tegime kooli ees aktust, aktus algab meil nii, et tuleb siis Eesti lippude sisse toomine ja meil on siis selline kooli signatuur ka olemas, mida siis õpilased pillidel esitasid. Aga juhtumisi me ei olnud selle peale tulnud, et üle tee oli meil üks põhikool, mis ei olnud Eesti õppekeele kool. Ja täpselt sama hetk toimus neil 1. septembri mingi sündmus, kui meil lipud siis sisse toodi ja pandi siis selline mingi suhteliselt vali vene keele selline nagu tümpsu mingi lugu käima või muusika hästi valjusti ja siis veel keegi hüüdis mikrofoni midagi vene keeles. Ma ei taha midagi öelda nagu halba selle kohta, aga kujutage see olukord ette nüüd. Meie siis istume seal, see muusika suhteliselt summutas meie signatuuri mängu ja siis me kõik seal, meil oli tookord veel Jaak Aab ja Kadri Simson olid kutsutud veel esinema ja pärast jätkus selline Euroopa teemaline debatt seal peale aktust. Isiklikult nendega seal teemal ei vestelnud, aga et eks me siis kõik seal istusime, jätkasime oma aktusega ja just kui tegime näo, et kõik on okei ja läheme edasi ja sisuliselt oligi okei. Aga see kuidagi väljendas hästi selgelt seda, et midagi on vist seal üle tee ju natukene teistmoodi ja kas see on nagu see. Ja kogu aeg algusest peale me koolis oleme loomulikult ikkagi võtnud ikka ambitsiooni kõrge, tahame ikka Ida-Virumaa noortele, kõikidele tublidele anda võimaluse olla konkurentsivõimeline. Tulla mis tahes tahad elus minna Eesti ülikooli, välismaale ülikooli, kuhu tahes, et meie teeme enda poolt kõik, see valluta homne meie slogan siis ja tahame anda parimad võimalused noortele maailma vallutamiseks. Ja siit see konkurentsivõimluse küsimuse juurest ma olen ise jõudnud mitu korda selle juurde, et väga huvitav on see, et kui sa oled siis nii-öelda see mitte Eesti kodust tulev noor näiteks ja sa oled väga motiveeritud ja õpid hästi, siis tegelikkuses mingitel juhtudel ma arvan, sul on tööturul isegi parem olukord. Sest et väga paljudes ametites siiani nõutakse sult eesti keelt, inglise keelt, vene keelt ja kui sa oled õppinud mõne lisakeele, nii-öelda 3. keele või lausa 4. siis mõnel juhul on, siis tegelikult sa oled väga konkurentsivõimeline, ma arvan. Ja ma arvan, see küsimus, et kas noored on valmis või kuidas nad tunnevad ennast selles olukorras, et siis on küsimus, kuidas me suudame neid veenda selles, et see Eesti kultuur ja väärtused annab mingit lisandväärtust nendele. Ja võibki siis küsida, et kes nad siis on, et üks õpetaja ütles ka meil ükskord nii, et tema tunneb ennast eestlasena, aga ta kodukeel ei olnud eesti keel. Ehk siis, et see on väga suur identiteedi küsimus, väga suur sisemine küsimus, kuidas inimesed seda tõlgendavad. Ja mina arvan, et see põhiküsimus on see, et kuidas me suudame nii-öelda kommunikeerida, veenda noori inimesi ja kõiki, kes Ida-Virumaal on selles, et see annab sulle lisandväärtust. See, kui sa oskad eesti keelt ja tunned Eesti kultuuri. Ja me oleme algusest peale, et koolil tahtis seda bussi osta endale, et viia neid sealt välja, et kuidas saab tutvuda või huvituda millestki, millega sa ei kohtu.
Tänaseni seda bussi me ei ole saanud, öeldakse, et see ei ole siis õppetöö põhieesmärk. Aga tahaks nagu provokatiivselt küsida, et võib-olla on, et mismoodi sa siis tutvud sellega. Nii, ja ühe asja tahaks siis veel, juba vist aeg hakkabki otsa lõppema, juhtida tähelepanu, et kui me räägime sellest multikultuursest keskkonnast, kus me oleme ja kõik erinevad kultuurid koos eksisteerime, et tegelikult et natukene vähem küll ülikoolides räägitakse sellest interkultuurilisest lähenemisest, aga ma arvan, me peaksime kuidagi vaatama, minu jaoks Milton Benneti arenguetappide joonis näitab väga selgelt seda, et me peaksime vaatama, et kus me siin oleme ja kas me arvestame igapäevaelus kõigi nende asjade elluviimisel sellega, millises etapis igaüks meist näiteks võib-olla on. Ja kuidas aidata siis liikuda sellel astmele, et alguses sa oled seal eituses ja lõpuks siis integratsiooni poole jõuaksid. Et see etnotsentrismi ja etnorelativismi vastandumine, mida ta seal välja toob, et siis võikski niimoodi huvitavalt küsida, et kui paljud meist näiteks siin on valmis panustama Ida-Virumaasse, kas tulemagi sinna midagi tegema, võib-olla 1 kuuks, võib-olla paariks aastaks, võib-olla päriseks. Et võib-olla see mõte, et teeme ära, on väga lahe, aga kes siis tuleb? Tulete siis või? Hakkame minema siis. Ja millised on need väljakutsed siis, et võib-olla mina arvan, et ongi meil vaja väga selget plaani, et kuidas kogu selles ka poliitiline maastiku ja kõik muutub kogu aeg, et kuidas me saaksime selle pikema plaani visiooni selgemaks, kuidas me saaksime süsteemsemalt läheneda nendele protsessidele, võib-olla see eeldab ka rohkem suhtlust nende kõikide osapooltega, seda valmisolekut ja ka meie poolt seda sisemist valmisolekut, ka nende nii-öelda Eestis sündinud mitte selliste eestlaste, kes ema, isa ei ole mõlemad eestlased, kas me oleme päriselt sisemuses valmis nende vastu võtma, kui su laps käib nendega lasteaias näiteks või nii. Ja ma arvan, et võib-olla üks vastus, millega ma lõpetaksin, ongi siis see, et ma arvan, et see on küll aeglane tee, aga see ikkagi nagu töötab ka. Üks tee on siis ikkagi see inimlikkus, see positiivsed kontaktid, et me oleme kõik inimesed, me saame positiivseid kontakte ja läbi selle me oleme valmis võib-olla ka avardama oma arusaama siis rahvustest, Eesti kultuurist ja vastastikku üksteist aktsepteerima ja koos eksisteerima. Aitäh! Aitäh Lilianile ja meenutamast meile, et lõimumine on vähemalt kahesuunaline protsess. Aga järgmise ettekande teeb Viktoria Ladõnskaja-Kubits, naine nagu orkester, ehk siis endine ajakirjanik, endine Riigikogu liige, mitu raamatu autor ja tundub, et sellele orkestrile sageli esitatakse soovilugu rahvussuhete teemal. Ma ei tea, kas see tuleneb siis orkestri enda eelistustest või siis publiku huvidest, aga maestro muusika. Aitäh! Meil on kõikidel kõigest 15 minutit aega, see tähendab, et ma pean rääkima hästi kiiresti ja loodan väga, et jõuan suhteliselt palju. Mul täna on siis üks suur teema, mis on mitmikidentiteet ja selle sisse ma proovin siis panna 4 eraldi osa. Aga alustan eelkõige siis konkreetsest kogemusest, minu enda kogemusest. Aastal 2013 minul ilmus raamat pealkirjaga Lasnamäe valge laev. See oli siis sisuliselt minu elulugu ja selles eluloos viimane peatükk oligi pühendatud identiteedi küsimusele. Toona oli hästi aktuaalne, kui küsiti Eesti venelaste käest, et juhul kui juhtub konflikt Eesti ja Vene vahel, keda sa siis valid? Ja mina toona mõtlesin, et see on nii kiuslik küsimus, et see on ju ebarealistlik plaan. Ja sina sa kogu aeg mõtled sellele, et seda ei saa juhtuda ja siis kui küsitakse, ju siis rünnatakse tegelikult sinu identiteedi. Ja siis sellele oli pühendatud minu viimane peatükk. Nüüd sulgudesse ma ütlen, et see on kerge vihje sellele, et toona juba minus arenes see mitmikidentiteet, millest ma siin hakkan rääkima. Ehk siis midagi, millest sa ei saa nii lihtsalt loobuda, mis on juba kaasa antud ja mida sa kuidagi pead ära seedima. Nii siis nüüd sulgudes jutt lõppes ja siis jätkan seda sama kogemusega aastal 2022, siis kui toimus Ukraina Venemaa poolne rünnak Ukrainale, siis ilmselt mul ei läinud rohkem kui 1 minut selleks, et võtta oma positsiooni ja juba 7:15 ma olin Toompeal lippu heiskamis. Ja jällegi sulgudes, kas see tähendas, et minu mitmikidentiteet sai haavata ja kas see tähendas automaatselt, et minu mitmikidentiteet oli tühistatud? Ei tähenda. Automaatselt ei tähenda.
aga see identiteet ei sõltu ei päevapoliitilistest küsimustest ega isegi sõjalisest kontekstist. See lihtsalt midagi, mis on seotud kultuuriga ja juurtega, võib-olla ka oma suguvõsast pärineb. Nii, nüüd siis ma alustan esimesest osast, ehk siis kuidas tasapisi kujuneb välja see eesti venelase identiteet. Alustame ülevalt poolt, kus on eestlased ja liigume tasapisi allapoole, kus on eesti venelaste mõiste. Mis asi on üldse identiteet? Seda ilmselt selles auditooriumis ei pea seletama, see on siis enesetaju ja kuidas me ise eelkõige tajume, et mis on meie seest. Eestlaste identiteediga on kõik enam-vähem lihtne ja arusaadav siin auditooriumis, see on isegi põhiseadusega kaitstud meil. Nüüd siis liigume järgmise punkti, venelased. Siin oli juba natukene põgusalt sellest juttu, aga näide ühest lasteaiast, kui üks tore laps eestikeelses lasteaias minu käest küsis, et miks me ikkagi nimetame venelasteks ka neid inimesi, kes on Venemaalt pärit. Venemaalt pärit inimesed on venemaalased, aga venelasena sa võid olla ükskõik millise riigi osa. Väga tegelikult lapse suust tulnud huvitav mõte, et tõepoolest juba siit alustades tekib mingisugune nüanss selle mõiste juures. Edasi, ameeriklased. See on järgmine küsimus, mida minu käest on küsitud paar kuud tagasi, siis kui mina käisin Ida-Virus ja esinesin ühes endises venekeelses koolis. Laps küsis, et miks Eestis ei ole sellist olukorda nagu Ameerikas, et mul ei ole suguvõsast mitte kedagi ette näidata, kes oleks näiteks, ma ei tea, Ameerika päritoluga, kõik on Itaaliast, aga ikkagi mina olen ameeriklane, et miks neil on nii ja meil on teisiti. Põhjus on teada, meil on see tegelikult kodakondsuse poliitikas kinni ja ma ei hakka siin hinnanguid andma, kuigi see on tõesti ära põhjendatud, miks see just nii on. Siiski tasapisi see teema nagu läbi sõela jõuab ka siia, ehk siis see Ameerika käsitlemisviis, et kuidas me otsustame, kes ma olen identiteedi poole pealt, jõuab ka siia. Näiteks on olemas mingisugused poliitilised liikumised, eelkõige näiteks Sotsiaaldemokraatlik erakond, kes juba alustas seda juttu, et sa võid olla ükskõik millises rahvusest, sul võivad olla erinevad sugulased, aga sa oled ikkagi eestlane, sellepärast et sul on Eesti kodakondsus. Täpselt samasugust juttu rääkis ka eelmine Eesti president Kersti Kaljulaid, kes ütles, et sõltumata sellest, et mis on su rahvus, identiteedi poole pealt sa võid olla eestlane. Ehk siis sisuliselt see mudel, mis on siin kolmandas reas, tasapisi läbi sõela jõuab sinna. Poliitiline küsimus on see, et kuidas me sellele reageerime, kas me võtame seda vastu või ei võta. Nüüd edasi, venekeelsed, see on kõige levinum selline mõiste, mida kasutatakse lõimumismonitooringus, ma ei tea, Tallinna instituudis, aga ülikoolis, vabandust, aga ka Tartus igasugustes sotsiaaluuringutest. Absoluutselt, see mõiste on kõige populaarsem. Miks? Sellepärast, et siis, kui oli vaja määrata kuidagi seda venekeelset kogukonda, siis ilmselt kõige loogilisem oli määrata keele kaudu. Kas see on õige? Ei, see ei ole õige. Miks ei ole õige? Sest et see on sisuliselt seda, mida kõrval olev impeerium tahtis. Ei ole sul seda juurt, sa oled venekeelne. Teil on üks määrav nüanss, te olete lihtsalt venekeelsed. Ja siis selles mõttes, et see ei ole õige jätkata seda sama strateegiat, sest et meil on kogukonnas väga erinevaid inimesi, on olemas ukrainlastest esindajad, on olemas Armeenia esindajad ja saatuse niimoodi lihtsalt impeeriumi soovil juhtus, et neil võib olla ka peamine keel, kodukeel, vene keel, aga see ei tähenda veel automaatselt, et kogu nende identsust on väljendatud venekeelsuse kaudu. Järgmine muulased on täpselt samamoodi järgmine samm. See mõiste umbes aastal 2002 ilmus ka Eesti ajakirjanduses siis, kui hakati määrama kõiki neid inimesi, kes on teise identiteediga muulasteks. Miks ma siin järgmisena panin Ingeri soomlasi? Sellepärast, et aasta tagasi oli väga huvitav diskussioon, mis oli korraldatud Soome instituudi poolt. Ja siis nemad tõid välja, et sisuliselt sa võid olla ka Eesti kogukonna sees mitmik identiteedi kandja. Setod, elementaarne näide, et sa võid olla
kas setod on eestlased, muidugi eestlased, kas neil on lisanüanss, muidugi lisanüanss. Täpselt sama analoogia järgi on olemas ka näiteks soome-rootslaste identiteet, kus sul on tegelikult mitmikidentiteet ja siit kaudu me jõuame sinna, millest tegelikult on vaja Eesti ühiskonnas rääkida. Eesti venelaste identiteet, täpselt samamoodi Eesti ukrainlaste identiteet, Eesti armeenlaste identiteet ja nii edasi ja nii edasi. Miks? Sellepärast, et selles mõistes on olemas tugev alus, millega me ühendame neid kodukohaga füüsiliselt ühendame, ehk siis Eesti. Ja on olemas midagi, millega me ei tühista nende juurt, juhul kui nad seda tahavad. See ei tähenda, et ma automaatselt otsustan, et vot see inimene on Eesti venelane. Ei, ta ise seda otsustab, juhul kui ta seda tahab. Aga põhimõtteliselt see annabki teada, et tal on mingisugune mitmik identiteet. Ja seda mõistet esimest korda kasutas siis Triin Vihalim Tartu Ülikooli poolt umbes aastal 2001, ütlen nii. Aga seda mõistet siiamaani kasutatakse väga erinevalt Eesti ajakirjanduses. Kirjutatakse lahku näiteks, kirjutatakse suure algustähega, kirjutatakse ka venelased Eestis näiteks, ehk siis meil ei ole veel ühist mingisugust sellist mõistet, mida me oleme harjunud kasutama kõikide suhtes. Nii, järgmine osa, ehk siis kuidas... Lähen ajastu, okei, veel 5 minutit, siis on hea. Järgmine suur teema on see, et kuidas see siiski on arenenud, sest et me teame ju, et identiteet koosneb 3 aspektist osast ja siin on ainult üks oluline osa personaalses küsimuses, et kuidas mina ennast näen, vaid on oluline ka väga oluline see sotsiaalne teine pool, ehk siis kuidas ma arvan end teiste poolt nägevad, ehk siis kuidas teised mind näevad, mina, kuidas tajun, et teised mind näevad. Ja siin on olemas 3 etappi, kuidas see mitmikidentiteet Eesti riigis arenes. Alguses oli muulaste etapp. Ehk siis, kui Eesti taas iseseisvus, siis nagu siin Hans Haluk rääkis, et ei olnud tegelikult veel toona ei aega, viitsimist ega ka piisavalt palju põhjusi võib-olla tegeleda muulastega. Ja tänu sellele nad olidki lihtsalt muulased, nagu hallis passis oli kirjas Alliance. Ehk siis see etapp kestis umbes, ma ei tea, kuni 10 aastat. Siis ilmusid need venekeelsete inimeste etapp, kus olid kõik ühte patta tõesti pandud, erinevad rahvused ja selle pinnal olid ka konfliktid, ütleme nii, kogukonna sees. Nii et aastal 2002 ja ma arvan, et siiamaani, aga tegelikult aastal 2022 oli see kõige tugevam ja silmapaistvam, on see, et kui hakati otsima oma juurde nagu variante, et kust kohas ma päriselt kus on minu juur, kes on need minu suguvõsa esindajad. Ja tänu sellele, kui te praegu suudate ja mõistate, et kuivõrd palju on meil erinevate kogukondade esindajad, kuivõrd erinevaid juttu nad tegelikult räägivad ja kuivõrd nad rõhutavad oma keelt, oma kultuuri ja oma suhtumist Eesti riigiga. Ja sealt edasi siis seesama mitmikidentiteet, mis võib olla, kas mitmikidentiteet võib olla ka 3 osast? Kindlasti võib. Ja seda ei saa absoluutselt peale suruda. Kui ma jõuan, siis ma räägin veel, et sellest muidugi võidab ka riik, kui ta annab võimalust mitmikidentiteedi inimestele. Aga see on siis väga oluline slaid. Sellega ma proovin siis ära kirjeldada seda, et me kõik teame, et meie kõrval on üks naaberriik, kes otsustas, et ta on impeerium. Ja impeeriumi siis arusaam asjadest on selline, et nemad on võimas suur ja võib teha ükskõik mida ja ülejäänud kõik on väikesed ja ebaolulised ja teised rahvused on ka kõik ebaolulised. Siin on nagu stereotüüpne lähenemisviis, mis viisil proovitakse mõjutada kaasa arvatud näiteks seda sama venekeelset kogukonda. Aga mitte ainult ühiskonda tervikuna. Esimene müüt on, rahvusest rääkimine on piinlik. Kas te olete seda täheldanud, et nagu mingisuguses siis, kui te kirjutate mingisugust lugu näiteks, et nagu siis, kui seda proovitakse tõlkida kuskile, näiteks kui me vaatame keelelise aspekte, siis sõna rahvuslane vene keeles mõnikord tõlgitakse mitte päris rahvuslaseks, vaid natsionalism ja natsism on hästi lähedased sõnad vene keele kontekstis. Ja tänu sellele võib koheselt rünnata. Ehk siis, kui sa armastad kõigest oma rahvust, siin teoreetiliselt võib juba rünnata ja sellepärast nagu igaks juhuks tekib see piinlikkus.
Igal rahvustel on siis hüüdnimed, mängige seda mängu oma peas, kindlasti avastate, et mis hüüdnimed on teistel rahvustel. Kõik on venekeelsed, ehk siis siinsamas see strateegia lähebki kokku sellega, millest ma alguses esimese slaidi puhul rääkisin. Et see ei ole eriti hea, kui me kasutame seda sama strateegiat. Pigem nagu otsiks ja leiaks, et kus kohas see inimese päris identiteet, ma sain aru. Siis edasi on siis kodutu inimese kompleks. See on midagi, mis tuleb välja siis, kui inimene on ühiskonnas seesama muulane. Ehk siis tal ei ole kohta, ta tunneb, et ta on võõras keha ja ta tunneb, et ta on justkui jällegi venekeelne, aga tegelikult tema juur on näiteks Armeeniast pärit. Ja siis ta tunnebki, et kuidagi tal on kodutu inimese arusaam. Seda siis rõhutab tema riik ja seda rõhutab impeerium siis meedia kaudu. Ja siis tänu sellele, mis tekib, pinge ühiskonnas rahvuse pinnal. See on see eesmärk, mida tahetakse saavutada, mis on nagu peamine eesmärk selleks, et edaspidi lõhestada ühiskonda ja seda saab nagu kasutades selliseid elementaarseid võtmeid sisuliselt sihida. Ja nüüd siis on viimane slaid, mis on hästi oluline. Viimases lõimumismonitooringust ma esimest korda avastasin sellist mõistet nagu Eesti identiteet või siis riigi identiteet, mida hakati kasutama. Minu arust on väga hea mõiste, sellepärast et midagi, mis ei ole enam seotud niivõrd väga rahvusega, vaid mingisuguse nagu ühise meelsusega. Teine probleem, mis siin ka sisse kodeeritud ja millest rääkis ka Marju Lauristin, et kuidas sa seda meelsust kontrollid üldse ja kas on vaja kontrollida ja kas see nagu on relevantne siis, kui me hakkame kontrollima, et mis asi on sinu jaoks riik ja mis on sinu jaoks oluline meelsus ja mis ei ole. Selles mõttes, et see on nagu tõepoolest hästi keeruline küsimus, aga riigi identiteet kui sellist mõistet on vaja nagu arendada edasi. Ja mis on need ohud? Ohud on sellised, et kui inimene ise ei tea, mis on ta määramata identiteet, mis on tema identiteet, kui ta näiteks tunneb piinlikkus oma identiteedi pärast, kui ta ei julge, kui ta arvab, et ühiskond nõuab, et ta tühistaks midagi või loobuks mingisugusest oma osast, siis see tegelikult ei tugevda ei seda perekonda, ei seda inimest ega ka riiki tervikuna. Huvitav on, et nii kaua, kui meil on olemas inimese tasemel mitmikidentiteet, siis tasapisi tegelikult areneb ka riigi tasemel mitmikidentiteet, sellepärast, et on olemas erinevad kogukonnad ja need kogukonnad omavahel, kui nad on sidusad ja kui ühiskond on sidus, siis nad pakuvad sedasama julgeolekut ja kaitset oma riigile. Kui seda sidusust ja seda arusaama, kuivõrd mitmikidentiteet on riigil ei ole, siis see on probleem. Ja siin lihtsalt see võib olla nagu reklaamina topeltkodakondsus, see ei ole positsioon või mingisugune selline asi, mille üle praegu vaielda. See on viimane asi, mida ma tahtsin rõhutada. See teema on väga ohtlik nii kaua, kui meil on olemas sõnastamata asjad. Sõnastamata asjad on näiteks selle teema sees. Miks? Sellepärast, et umbes aasta tagasi vist oli Riigikogu tasemel võetud vastu otsust, et nüüd siis hääletada Vene kodakondsusega ka KOV-valimistel ei saa. A palju meil riigis siis topeltkodakondsusega inimesi? A palju neid on siis Ida-Virus? A kas inimene peab rääkima siis, kui tal on sünnist saadik Eesti kodakondsus ja vanemad taotlevad ka Venemaa kodakondsust, kas ta peab sellest rääkima? A kellele siis me valetame, et me nagu võtsime poliitilisel tasemel mingisugust otsust ja siis edasi ei oska ka vastata ajakirjandusele. Ma leidsin neid artikleid, et ajakirjandusele ei osatud vastata, kui palju selliseid inimesi siis on. Et see on see, kus me lihtsalt proovime teha nägu, et probleemi ei ole, aga probleem võib-olla on. Ja nii kaua, kui me ei mõtesta, mis asi on mitmikidentiteet ja et sellest tegelikult võiks võita, mitte kaotada, nii kaua meil on olemas ka oht. Aitäh! Suur tänu! Vahepeal teen reklaami Slido lingile, et saate oma küsimused teele panna ka selle paneeli osalistele. Paneeli ankrumees on minu hea kolleeg Raivo Vettik, Tallinna Ülikooli teinekas võrdleva poliitika professor.
rahvussuhete uurija, mitme inimarengu aruande autor ja ühtlasi ka üks siis 2 Eesti pöördumisele alla kirjutanuid. Palun. Aitäh. Et meie konverentsi paneelid oli planeeritud niimoodi, et tekib diskussioon, et siin on erinevad arvamused, aga ma pean tunnistama, et minu arvamused on täpselt samasugused nagu eelkõnelejatel. Samas ma räägin ühest uurimisprojektist, mis tegeleb eriarvamustega ühiskonnas. Et ühiskonnas ikkagi rahvusküsimus on hästi terav teema. Mõni aasta tagasi alustasime me siis Tallinna Ülikooli politoloogid ja sotsioloogid Ukraina sõjaga seotud uurimisprojekti. Meie hüpotees oli selles, et kui inimene näeb igapäevaselt televiisorist ja kuuleb uudiseid, mis toimub Narvast, et see paratamatult või mis toimub Ukrainas, et see mõjutab paratamatult tema hoiakuid ja selle projekti hüpotees oligi siis selline, et Eesti venelased lähenevad Eesti riigile ja nende identiteet kaugeneb Vene riigist või Vene riigi poliitikatest. Et see oli selline optimistlik hüpotees, et kui me saime need tulemused kätte, me tegelikult need tulemused saime kätte alles mõni nädal tagasi, et tegemist on hästi sellise ahju sooja asjaga, aga eks ole, analüüs on ära tehtud ja ma saan raporteerida ja sellest uuringust nüüd tuleb välja sõnum, et meil ikkagi joonistub välja selline eestlaste ühelt poolt eestlaste hirmutunde ja teiselt poolt Eesti venelaste tõrjutuse tunde, teatud surnud ring. Et need 2 asja võimendavad teineteist ja lõppkokkuvõttes võib väita, et see iseenesest on üks julgeolekuoht Eesti riigile, lisaks välisele julgeolekuohule. Et siin selle slaidi peal on siis ära toodud see narratiiv, mis koosneb nüüd 4 sammust ja järgmiste slaidide peal ma toon siia juurde ka numbrid ja näitan, et tõepoolest see surnud ring on olemas, et see on probleem, et me peaksime selle probleemiga tegelema ja ma pakun siis välja mõned ideed, et kuidas selle probleemiga tegelda. Hästi lühidalt öelduna, eks ole, et esimene samm siis ütleb seda, et Venemaalt lähtuv julgeoleku oht mõjutab nii eestlasi kui ka Eesti venelasi. Ta teeb seda mõnevõrra erinevalt. Eesti venelaste puhul nõrgendab ohutunne toetust Venemaa välispoliitikale ja iseenesest võiksin arvata, et see avab teatud sellise positiivse lõimumise akna Eesti ühiskonda ja meie tulemused näitavad seda. Nüüd teiselt vast eestlaste puhul see hirmutunne Venemaa julgeoleku ohu suhtes suurendab teatud mõttes etnotsentrismi ja need hoiakud kipuvad kanduma mõnedel inimestel hoiakutesse Eesti venelastesse. Nüüd järgmise sammuna tulemused näitavad, et Eesti venelased tajuvad seda ja see on takistus nende Eesti identiteedi tugevnemisele, mis omakorda mõjutab eestlaste hoiakuid ja sealt võibki selle surnud ringiga nii-öelda edasi minna. Et alustame siis selle esimese sammuga, et Riigikantselei on alates Ukraina sõja algusest teinud väga põhjalikke uuringuid, et võib viidata ka nendele. Üks selline tüüpiline küsimus on seotud Venemaa sõjategevuse Ukrainas hukka mõistmisega. Nende andmed näitavad, et Eesti venelaste puhul see kõigub 50% ja 60% vahel. Meie uuringus oli see 50% ja see on oluline tulemus nagu selles mõttes, eks ole, et Eesti venelaste jaoks Venemaa on ikkagi nende kultuuri häll, perekondlikud sidemed ja nii edasi ja nüüd on järsku tekkinud olukord, kus sealt tuleb julgeoleku oht, et eestlaste puhul need numbrid on loomulikult kõrgemad, kuskil 90-95%. Me eristame loomulikult ka rahvusi, ukrainlaste puhul näiteks seesama asi on 80%. Teine küsimus, Venemaa praegune välispoliitika kujutab endast ohtu Eesti riigi
julgeolekule, umbes pooled Eesti venelased nõustuvad sellega. Ja selles kontekstis on oluline vaadata ka dünaamikat ja seda peegeldab väga hästi minu arvates Riigikantselei uuring, kus siis alates veebruarist 2022 kuni siiamaani regulaarselt mõõdetakse Eesti elanikkonna hoiakuid. Kui te nüüd vaatate neid numbrid, siis te näete, et Ukraina sõja alguses umbes veerand Eesti venelastest ütles, et Eesti peaks kuuluma NATO-sse. Pooleteist aasta jooksul see tõusis 50%-ni. Et see tõusis 2 korda. Tegemist on fundamentaalse sellise välispoliitilise hoiakuga, fundamentaalse identiteedi poliitilise hoiakuga, mis Ukraina sõja kontekstis on muutunud, et kui teha läbi täpsem analüüs, siis me näeme, et seal on hästi suured erinevused vanuse lõikes, et mida noorem Eesti venelane on, seda enam ta toetab Eesti riigi NATO liikmelisust. Nii, esimene narratiivi samm oli siis see, et Vene oht mõjutab mõlemat gruppi. Nüüd küsimus on see, et kas see avab sellise potentsiaalse lõimumisakna ja ma väidan, või andmed näitavad, et põhimõtteliselt avab küll. Et siin on toodud illustratsiooniks mõned küsimused, kuivõrd on seoses Ukraina sõjaga muutunud teie suhtumine Venemaa riigi juhtidesse. 40% Eesti venelasi ütleb, et see on muutunud negatiivsemaks. See näitab, et protsess Venemaa poliitikatest, eemaldumise protsess Venemaa poliitikatest toimub. Kuivõrd te nõustute, et Ukraina sõja sündmused on suurendanud seotust Eestiga, 1/3 umbes nõustub sellega. Ütleme, me oleks lootnud siin nagu suuremat numbrit, aga see ongi nüüd selle uuringu ikkagi põhiline järeldus, et asjad on keerulisemad, et ikkagi väga palju mõjutab identiteeti see, kuidas grupid teineteist siin Eesti sees tajuvad. Ja eriti, kui te vaatate siin seda alumist numbrit, et väitega, et Ukraina sõjaga seoses tekkinud julgeoleku oht on toonud eestlased ja Eesti venelased teineteisele lähemale, et sellega nõustus ainult 8% ja 76% ei nõustunud. Eestlaste puhul olid numbrid umbes samad. Nii, me jõuame siis narratiivi kolmanda punktini, mis siis ütleb seda, et eestlaste ohutaju suurendab nende Venemaa vastasust, kuid see kipub üle kanduma kohalikesse venelastesse. Siin on siis näited küsimustest, mis seda kinnitavad, et väitega Ukraina sõja kontekstis on minu usaldus Eesti venelaste suhtes vähenenud, nõustub umbes 60% eestlastest. Väitega, et suurem osa Eesti venelastest ei toeta Venemaa sõda Ukrainas, nõustub 36%, ei nõustu 41%, et siin me näeme 50-50, ülejäänud 20% on need, kes siis vastasid, et ei oska vastata. Neljas narratiivi samm, et Eesti venelased tajuvad tõrjuvaid hoiakuid ja siin on jällegi mõned näited selle kohta, kui sageli te tunnete, et Eesti riik ja eestlased kohtlevad Eesti venekeelset elanikkonda kui potentsiaalset julgeoleku riski, umbes 3/4 ütlevad, et tunnevad seda sageli või väga sageli. Kuivõrd nõustute väitega, et teid ei peeta siin omaks sõltumata sellest, kui lojaalne te Eesti riigile olete, peaaegu 80% nõustub sellega ja selle tulemusena tekib nähtus, mida sotsioloogias nimetatakse marginaalsuseks, et inimene tunneb, et ta ei kuulu ei ühte gruppi ega teise gruppi, mis tegelikult on iseenesest probleem, muudab ta manipuleeritavaks. Nii, ja jõuamegi järelduste juurde, et need andmed näitavad siis seda, et meil on tõsine probleem ja kõige üldisemal tasandil ma ütleksin, et probleem on selles, et erinevad grupid ei mõista teise poole hirme, sest nende enda hirm on liiga suur. Ja see, et me tunneme hirmu,
Venemaa ees on ju täiesti loomulik. On põhjust hirmu tunda. Nüüd ma siia olen toonud veel ühe teema. Ukraina sõjaga tekkinud julgeoleku olukorras peab Eesti riik pöörama eesti keelele ja kultuuri kaitsmisele veelgi suuremat tähelepanu. 86% eestlastest nõustub, et see näitab väga hästi, et ohu olukorras me võtame kaitseasendi, mis on täiesti loomulik, mis on täiesti vajalik, ilma selleta ei saa. Ja nüüd küsimus ongi see, et mis me sellest kaitseasendist täpselt teeme. Ja siin tekib see paradoks, et eesti keelt ja kultuuri on võimalik kaitsta erinevatel viisidel. Ja kui seda teha viisil, mida teine pool tajub enda välistamisena, siis tekib tal hirm ja tõrjutus ja me tekitame sellise surnud ringi. Et sellega seoses ma tahaksin viidata ajalehe Postimees hiljutistele kirjutistele, mis mulle väga meeldisid. Martin Ehalan, Fookuse toimetaja, siin hiljuti olid siis artiklid eesti kultuuri ja eesti keele kaitsmisest. Et ma olen, ütleme, Maarja Vaino ja teised, et nende artiklitega ei saa nagu mitte nõustuda. Et seal kõik on absoluutselt õige. Aga ma väidan, et need artiklid jäävad teatud mõttes poole peale. Et loomulikult eesti keelt ja kultuuri tuleb kaitsta, aga seda tuleb kaitsta viisil, millega me ei tekita seda hirmu ja tõrjutuse surnud ringi. Nii et küsimus ongi siis selles, et kuidas me sellest surnud ringist väljume. Et kui me võtame selle uuringu andmed, et siis esimene üldine järeldus on see, et ühelt poolt meid ühendab see, et me tunneme ohtu. Et mõlemad grupid tunnevad ohtu. Ja teiselt poolt meid ühendab see, et ja see on põhjus, miks me oma selle konverentsi raamistasime Isamaa vaidlusena, et minu jaoks Isamaa on Eesti riik ja Eesti rahvas, et see on asi, mis on meile kõigile ühine, me oleme kõik Eesti riigi ja Eesti rahva riigid, aga nüüd tuleb minu ettekande kõige tähtsam lause: Eesti rahvast ja Eesti riiki me mõtestame kohati erinevalt. Mitte ainult eestlased ja venelased, vaid ka eestlaste sees. Kui me vaatame, kuidas seda mõtestab EKRE, või kui me vaatame, kuidas seda mõtestab Reformierakond või keegi kolmas etniliste eestlaste seltskond, me näeme, et seal vahel on kuristik. Ja tegelikult sotsiaalteadustes on selline mõiste nagu essentially contested concept. Et kõige olulisemad mõisted ongi vaieldavad ja nende osas meil ei peagi olema 100% nõusolekut. Nii et minu sõnum on see, et me kaitseme Eesti riiki ja rahvast ja me ei pea seda tegema sellise homogeniseerimise kaudu, et Eesti riik on sisemiselt mitmekesine, me oleme ühtsed erinevuse kaudu. Ja kõige viimane punkt, perspektiiv, et kõigist nendest andmetest tuleb hästi selgelt välja, et Eesti venelaste seas on hästi suur põlvkondade vaheline lõhe. Et hiljuti ma juhendasin ühte magistritööd, mis näitas, et perekondade sees käib tohutu konflikt ja noorte päralt on tulevik, et selles mõttes Eesti liigub õiges suunas ja just selles kontekstis on väga oluline, et see üleminek eestikeelsele haridusele, millest Lilian rääkis, et see meil õnnestuks. Aitäh! Suur tänu. Lähme siit edasi siis natukene sellise interaktiivsema aruteluga. Et nagu ma ütlesin, et üks meie keskseid teemasid võiks olla siis see, et
mitmest Eestist me rahvussuhete põhiselt saame rääkida. Et Raivo tõi minu meelest väga hästi sisse selle, et isegi etniliste eestlaste grupi sees me saame rääkida mingis mõttes mitmest Eestist. Minu meelest tuli ka Viktoria ja Liliani ettekannetest välja, et see, ütleme, lõimumise pilt on meil mitmekesine, lõimumise monitooring viimane viitab ka sellele, et meil on 5 erinevat lõimumisklastrit. Et kui soovite, võite anda oma sellise arvulise loendi, et mitmest Eestist me võiksime täna rääkida, aga rohkem võiksime keskenduda sellele, et kas see on meile hea või halb uudis ja miks, mida see teeb paremaks või halvemaks, kui meil on neid gruppe rohkem kui ainult, ütleme see süke, millele Hans Schluik hommikul viitas, eks ole, et on eestlased, venelased ja 2 Eestit rahvussuhete põhiselt. Raivo, võib-olla sa tahad alustada? Määratle oma need positsioonid täpsemalt ära. Ja, et kõigepealt tuleb täpsustada, et mida üldse tähendab sõnapaar 2 Eestit. Et tegemist on ju metafooriga. Et teised võimalikud metafoorid on, ütleme, emakeel, isamaa ja nii edasi. Metafooridel on selline tunnus, et nad, eks ole, viitavad teatud asjadele, aga nad ei räägi sellest asjast päris otse, sest nagu ma enne ütlesin, paljudest asjadest ei olegi võimalik või paljudel asjadel ei ole ühte kindlat definitsiooni. Et erinevad vaatepunktid näevad asju erinevad. Et mina näen asja ühtemoodi ja minu lapselaps Lili selgus näeb aja kulgemist hoopis teistmoodi ja see ongi täiesti normaalne. Nii et vastus sellele küsimusele, et kas see on hea või halb, et ma isegi väidaks, et seda ei saa nii hinnata, et kas ta on hea või halb, et olenevalt kontekstist. Ta võib olla hea ja ta võib olla halb, eks ole, et kui see lõhenemine läheb liiga suureks, kui palgavahed, rahvuslõhed ja nii edasi muutuvad toimatult suureks, siis ta on kindlasti halb, aga lõppkokkuvõttes ikkagi mitte ainult ühiskond, vaid ka loodus ja see on, ütleme, laiem, eks ole, selline seaduspärasus, et me toimimegi erinevuste kaudu, et see tuletab mulle meelde minu õpetajat Juri Lotmanit 50 aastat tagasi Tartu Ülikoolis ja tema semiosfääri teooria räägib ju sellest, eks ole, et kultuur on organiseeritud asümmeetriliselt. Selles on erinevad keeled, kes suhtlevad omavahel sellise pooliku tõlke kaudu. Et kui oleks olemas nii-öelda täistõlge, siis meil on mõtet omavahel rääkida, sest meil ei ole, me oleme ühel meelel, et rääkida on mõtet ainult siis, kui meil on ka teatud eriarvamused. Et see küsimus, mille sa esitasid, on ühelt poolt filosoofiline ja ma püüdsin seda nii oma vaatepunkti seletada, aga võib loomulikult minna ka nii-öelda praktilisele tasandile. Hästi. Viktoria, ütleme mitmikidentiteetidega seoses mulle meenub olukord, kus oli 3, ütleme siis inimest, keda võiks klassifitseerida Eesti venelastena ja kui paluti neil vastata, kellel nad ennast tunnevad, siis üks ütles, et ta on Eesti venelane, teine ütles, et ta on venekeelne eestlane ja 3 ütles, et ta on eestikeelne venelane. Et kas need jagunevad ka sinu sellistesse klastritesse või on see jaotus millegi muu alusel? Sellepärast ma räägingi, et see mõiste alles nagu leiutatakse ja siis on seotud ilmselgelt inimese enesetajuga, aga põhimõtteliselt peamine on see, et selles kombinatsioonis oleks Eesti kuskil. Ja et see on siis peamine printsiip. Nüüd siis, kui vastata sinu algsele küsimusele, et mitu Eestit ja kuidas seda mõõta, siis ma lugesin seda viimast monitooringu ja siis muidugi, mida mina panen tähele, et meil kahjuks peaks tõdema, et mitte alati sa enam ei saa usaldada statistikat. Ma väga vabandan selle sõnastuse eest, aga nimelt on olemas selline subjektiivne vastus. Ma ei tea, elementaarne näide, et siis kui sulle helistatakse, küsitakse, kui palju alkoholi sa tarbid ja siis sa ütled kindlasti vähe. Ja siis kui palju on see vähe sinu jaoks. Ja? Täpselt samamoodi viimases monitooringus oli ära toodud, et Vene kanalite vaatamine Eestis on kukkumas, et see trend on läinud nagu alla.
ja siis ilus number oli ka kõrval ja siis ma helistasin lausa Tartu Ülikooli esindajale, kes nagu vastutas selle peatüki eest ja siis küsisin, mängime nüüd seda mängu, ma olen keskealine vene rahvusest mees, kes elab Lasnamäel ja sa helistad mulle ja küsid, kui palju või kui tihti vene kanaleid sa vaatad, mida ma sulle vastan? Ma ei vaata. Kas see vastab päriselt tõele? Muidugi ei vasta. Et nagu selles mõttes, et ja siis statistikasse läks, et nagu miinus veel üks ja et nagu enam ei vaata. Aga miks ta niimoodi vastab? Sellepärast, et seadusega on ju keelatud ja ta teab suurepäraselt uudiste kaudu temani on jõudnud, et see on seadusega keelatud. Ju siis õige vastus on, et ma ei vaata. Aga see vastab tõele päriselt. Ja see ongi see, mis meil viimasel ajal statistikaga võib juhtuda, et lihtsalt teatud hirmud, nagu sa väga õigesti osutasid meie tähelepanu sellele, et on olemas hirmud ja siis inimene, kes on selline ei vaja liigselt tähelepanu, tahab lihtsalt nagu oma eluga edasi minna ja arvab, et ta on apoliitiline, siis temale helistatakse, proovitakse uurida päris asja ühiskonna nimel, aga siis ta teab kõike neid õigeid vastuseid ja siis ta annab sulle neid mustreid, et ja ma toetan, ma ei tea, seda ja seda poliitikat ja siin ma olen täpselt samasugusel arvamusel nagu enamik eestlasi. Ja siit me saame mingisugust sellist baasi, millega edasi on suhteliselt raske minna, sest et meil ei ole seda statistilist alust. Ta on kõikuv. Seda ma panin küll tähele ja kuidas siit edasi minna on nagu suhteliselt raske seda varianti pakkuda, sest et see eeldab, et sa lülitad sisse tunnetust, mitte lihtsalt statistilist baasi, vaid seda tunnetust, et kas see inimene praegu reageerib ja miks ta niimoodi reageerib. Ja ma ei taha mõista hukka näiteks tema positsiooni, isegi siis, kui mulle ei meeldi see positsioon, sest et me peame kuidagi aru saama, kui palju ja milliseid inimesi ühiskonnas on. Ja nüüd siis siit ma jõuan ka selleni järelduseni. Ma nagu ei usu viimasel ajal need lõimumisnumbreid, me endiselt lähtume sellest, et meil on umbes, ma ei tea, 350-400 000 Eesti venelast või venekeelseid inimesi Eesti ühiskonnas ja neid kõik on lõimumise programmi sees. Tegelikult neid on tunduvalt vähem, sest et tublisti pooled neist on juba läinud edasi koos Eesti ühiskonnaga, nad ei vaja ei keeleõpet, ei meelsuse parandamist või lihvimist või mis iganes. Nad on juba täiesti Eesti ühiskonnaga koos, ehk siis sealt jääb nagu mingisugune osa ja sellest osas on veel mingi ebamäärane, me ei saa numbrites, mul on oma ettekujutus, aga siiski päris numbrites me ei saa rääkida. On olemas osa, mis on nagu tahab edasi minna ja parandab oma keeleoskust. Ja on olemas see osa, mis on näidatud nüüd siis sarjast Mullist välja, mida ETV näitab, et kus nagu vene kogukonna esindajad saadeti Ukrainasse ja nüüd siis teises sarjas saadetakse neid sinna, kus on hästi palju venemaalasi ja nad näitavad siis, mis on muutunud nende arusaamisega Ukraina sõja osast. Nii et ma nagu siin võtaks natukene siis seda kriitilisemat hoiakut. Ma arvan, et meil on numbriliselt natukene kõikuv olukord. Aitäh. Lilian, kuidas idas siis olukord paistab teie õpilaste, lapsevanemate või üldse koolisüsteemi lõikes? Palju neid Eestis on, seda ma ei oska vastata. Ma arvan, nii palju kui on Eestis, iga ühe inimese peas on üks Eesti. Aga kuidas öelda, et mitu neid gruppe ja asju, mul tundub, et võib-olla see oluline koht on selles, et kuidas need grupid nagu igapäevaselt suhtlevad. Või kas nad jäävad nagu eraldi. Et kui sul on nii, et lähen hommikul tööle, õhtul koju ja rohkem kuskil ei lähe, siis tegelikult sa eriti ei vaatagi välja poole või sul ei ole seda huvi või sa oled ka huvitav inimene, mis sinu kultuuris toimub, et tal tekiks see sama nagu liikumine sellel skaalal sinna poole, et see teine võib olla rikastav või midagi toredat või et ta ei ähvarda mind, et see võõras tundub ähvardavana. Et mida näiteks me oleme küll ka koolis kohe võtsime algul seal ees värgiks endale, et kuidagi neid kogukondi ka nagu ühendada või et see kool ei ole kinnine. Näiteks, et me teeme, kogu aeg oleme teeme selline koht 37, nimetame siis kooli aaturmi kohvikut, kuhu me ootame siis kõiki. Et teeme nii-öelda kooli uksed on avatud, meil on seal õhtused sündmused, mälumäng on väga populaarne, igasugused kontserdid, ka muud mingid meisterdamisõhtud, kultuuriõhtud, mingid sellised. Ja ma ütlen ausalt, et ka esimestel aastatel on teatud sündmused, mis on siis populaarsemad ja mitte. Ja siis on võib-olla mingi umbes sellist 5
5 daami kõrval majast võib-olla, kes alati käivad kõikidel kontsertidel ja kuskil. Ja siis on ka mingid sündmused, kus tuleb rohkem inimesi. Aga kuidagi ma arvan ongi, et kas me üldse tegeleme sellega, et need osapooled nagu omavahel suhtleks, et nad tahaksid rohkem suhelda või kas me leiame üles need kokkupuutepunktid. Et mingid sündmused, mingid asjad, mis need koos kõnetavad, mida nad tahaksid koos teha ja ma arvan, et sealt see on nagu see suhtluse esimene samm, mis võib-olla viib edasi siis. Kiired repliigid. Kui ma tohin, siis ma nagu seda sama teemat ma tahtsingi rõhutada. Eelmises paneelis oligi juttu, et meil on suur viga tehtud, et meil ei olnud kohe algusest peale eestikeelset haridussüsteemi. Mitte ainult keeles ei ole kõik kinni. Keel on kõigest esimene lõimumistase, ütleme nii. Edasi on see kultuuri tarbimine ja juhul, kui koolides ei pakuta seda, me just siin vahel rääkisime, kui laps tuled kooli ja siis laps ei tea, mis asi on seltsimees-laps, siis nagu on suhteliselt raske edasi minna isegi siis, kui tema keeleoskus on briljantne. Ja alles 3. tase on tegelikult kontekst. Ilma selleta ka sa ei lähe kokku ühiskonnaga. See on see sama kõige olulisem osa, mida sa kooli kaudu ja lihtsalt keeleõppe kaudu ja lõimumisprogrammi kaudu sa tegelikult ei anna. Ja selleks, et seda nagu saavutada, selleks on vaja nagu tegelikult ümber mõtestada ka meie lõimumisprogramme. Vabandust. Jah, ma tahaksin kommenteerida Viktoria väidet, et teatud tüüpi ankeedi küsimuste vastuseid ei saa usaldada ja ma olen sinuga täiesti nõus, et see näide, mis sa tõid, oli väga nagu ilmekas, et me oleme ise ka sellest aru saanud juba suhteliselt ammu ja sellele on olemas teatud lahendused. Et see kriitika kehtib eelkõige sellise standardse küsitlusmetodoloogia kohta, mis on selline indiviidipõhine, eeldab, eks ole, et nii-öelda kõik indiviidid, et paneme ühte potta, vaatame, et kuidas ta asjadele nagu vastab ja siis hindame tema vastuseid, et meie nii-öelda vastuväide sellisele lähenemisele on, et ühiskond on sisemiselt mitmekesine, järelikult ankeedi kujundamisel tuleb kindlasti arvestada inimese positsiooni ühiskonnas. Ütleme, rahvussuhete puhul kas või seda, kas sa oled, eks ole, enamuse liige või vähemuse liige. Ma toon ühe konkreetse näited, kuidas me seda teeme. Näiteks integratsiooni monitooringus oleme me sõnastanud sellise küsimuse eestlastele. Siin tulebki sisse nii-öelda positsionaalsus. Venelaste käest seda ei küsi, sest venelaste käest ei ole seda mõtet küsida. Ja küsimus on selline, et minu arvates, või kas te nõustute väitega, et Eesti venelased on oluline osa Eesti ühiskonnast ja nende arvamusega tuleks rohkem arvestada. Et see on näiteks riigi identiteedi indeksi üks element eestlaste puhul. Eks ole, see on nüüd vastupidine näide sellele, mille Viktoria tõi. Et selle, eks ole, eestlase käest küsitakse, et tal ei ole mõtet, eks ole, kellegiga nõustuda. Et see on pigem tema jaoks väljakutses, eks ole, ta ei nõustu mitte, ma ei tea, mingi riigi arvamusega, mis iganes, aga see on tema jaoks selline tõsine küsimus, eks ole, et kas ma nõustun väitega, et venelaste arvamusi tuleks rohkem arvestada ja siin tekib selline etnotsentrismi skaala, et need, kelle etnotsentrism on kõrge, nad sellega ei nõustu ja need, kelle etnotsentrism on madal, nad nõustuvad. Et ütleme, selliste meetoditega me saame sellised objektiivsed tulemused. Nii et ütleme, see, mille sa välja tõid, on absoluutselt õige. Ja paar nädalat tagasi ilmus üks artikkel, mis oli põhimõtteliselt oligi sellele pühendatud ajakirjas Frontiers in Political Science. Ja tegelikult me nüüd hiljuti alustasime järgmist integratsiooni monitooringut. Meil on olnud juba paar kohtumist selle grupiga. See enam ei ole, eks ole, see Lauristini grupp, see on nüüd siin Tallinna, või tähendab teine grupp. Et ma kutsuks su järgmisele grupi koosolekule, see sama jutt, mis sa siin praegu rääkisid, et see toetaks minu positsiooni, et ankeedid, eks ole, tuleb kujundada positsiooni põhiselt, mitte, eks ole, eeldada seda, et meil on lihtsalt sellised abstraktsed indiviidid ja kes väljendavad seisukohta, mis tuleneb ainult tema enda seest. Ankeedi küsimuste seisukohad ei tule ainult indiviidi seest, nad tulevad, eks ole, nii-öelda gruppide vahelistest positsioonidest, kontekstist ja nii edasi.
Hästi. Jah, see ühtlasi vastas ära ka ühele publikust tulnud küsimusele, mis puudutab siis sellist meeldida püüdmise katseid, mida me võime teha uuringutes. Aga ma pööraks natukene selle diskussiooni selles suunas. Mulle tundub, et Raivo uuringu tulemused viitavad, et see nii-öelda lõimumise aken, mis võib-olla selle Venemaa agressioonisõjaga avanes, et me ei ole seda nagu päriselt ära kasutanud. Üks küsija küsis ka selle kohta, et kas Pronksiöö avas meil lõimumise akna ja kuidas seda ära kasutati. Et ütleme, selliseid murrangulisi sündmusi on olnud teisigi. Aga ma küsiks teilt seda, kuidas teie hinnangul on erinevad siis poliitikamuudatused mõjutanud seda lõimumise konteksti. Et kuidas näiteks eestikeelsele haridusele üleminek, valimisõigust puudutavad otsused ja muud poliitikad siis toetavad sellist sidusust või milliseid uusi lõimumisväljakutseid me sellega loome. Kas me loome uusi kategooriaid, toetame siis selliste nii-öelda, ma ei tea, Eestile lojaalsete gruppide lõimumist või võime me nendes tekitada hoopis teatud vastasseisu trotsi. Mis on teie tähelepanekud siis? Jah, kui tohib, ma alustaks ja võtaks siis selle tõesti valimisõiguse äravõtmise, et see on klassikaline näide selle sama psühholoogilise mehhanismi kohta, mida ma kirjeldasin. Et miks Eesti Riigikogu läks sellise seaduse või võttis vastu sellise seaduse sellepärast, et meil on hirm Venemaa ees. Ja meile tundus, et eks oled selles hirmu kontekstis, me kanname selle hirmu Venemaa ees, kanname hirmu üle kohalikesse venelastesse ja kui hakata analüüsima, siis me tegelikult näeme, et venelased on sisemiselt hästi mitmekesised ja ütleme, paljud eelnevad integratsiooni monitooringud on välja tulnud, et kodakondsus iseenesest tegelikult ei mõjuta inimeste hoiakuid ja suhtumisi, aga see oli poliitikutele lihtsalt hästi mugav vahend hääli koguda, eks ole, et sügisel olid tulemas kohalikud omavalitsuste valimised, oli võimalik oma valijaid mobiliseerida, teha sellist hästi nii-öelda kõva häälega eestimeelset juttu, arvestamata, missugused sotsiaalpsühholoogilised mehhanismid selle taga on, mida ma püüdsin siin täna natuke avada. Nii et jah, küsimus on sellises nii-öelda poliitilises mängus minu arvates. No, ma nagu võib-olla konkreetselt seoses selle keisiga nagu ütleks, et kohati see oli põhjendatud oht. See ei ole lihtsalt niisama, kodakondsus ei ole lihtsalt niisama, kodakondsus on ka vastutus ja vastutus selle riigi ees, kelle kodanik sa oled. Nii et selles mõttes, et see diskussiooni alus oli põhjendatud ja veelgi enam seal oli veel see probleem, et eelmine koosseis tegelikult ju siis, kui algas see rünnak, mida korraldas Venemaa, siis oli vastu võetud Riigikogu poolne avaldus, kus sisuliselt nimetati ju Venemaa agressoriks ja terrorismi sponsoriks mingisugune, ma peast nüüd täpselt ei mäleta, mis see sõnastus oli, aga juhul, kui sellised asjad on avalduse sees ja see on Riigikogu poolne avaldus, siis sellises konstruktsioonis, kus on olemas riik, ja selle kodanikud, siis on lihtsalt nagu väga nagu arusaadav, et mis on see järgmine samm, et sa pead nii või naa juriidiliselt otsustama, mis on see kodaniku staatus ja kas ta võib osaleda päriselt samamoodi nagu poliitilises elus. Nii et siin nagu on väga erinevad, võivad olla erinevad seisukohad, mitte ainult hirm ei mõjutanud, vaid ka mingisugused juriidilised ja konstruktsioonid ja julgeoleku aspekt kindlasti ka. Aga mis on selge? Selge see, et siis kui võetakse erinevaid poliitilisi otsuseid ja nad võivad olla seinast seina, me loetlesime siin nagu hästi palju, nagu ma ei tea, eestikeelsest haridusest kuni kiriku küsimusteni välja, siis kui võetakse mingisugust otsust, siis on vaja seda hästi kindlalt ka selgitada. Probleem on praegu väga tihti poliitilise segmendiga, nimelt selline, et võetakse vastu mingisugust seadust ja siis seletatakse seda ainult oma auditooriumile. Minu valija saab sellest aru. Väga hea, aga see ei ole tegelikult terve Eesti veel. Ja ma saan aru, et poliitiliselt, ma endise poliitikuna saan suurepärast, see on väga ebamugav. Sa lähed mitte oma auditooriumi ette, kas või meedia kaudu, kas sotsiaalvõrgustiku kaudu, hakkad seletama neile, miks sa tahad seda otsust.
Aga olukord praegu on selline, kus sa tegelikult poliitikuna ehk siis pead seletama mitte ainult oma valijatele, vaid kogu ühiskonnale, miks see otsus on selline ja mis on siin miinused ja mis on siin need plussid. Ja kahjuks tõepoolest tihti unustatakse seda auditooriumi, mis ei ole nagu kuidagi silmapaistev, mis on vaikne ja passiivne ja tihti ka keeleliselt nõrgem ja tänu sellele sealt ka tulevad need nii-öelda alguses vaikus, aga see vaikus võib olla ka hästi häälekas vaikus ja siis tänu sellele mingisugused kriisid edaspidi ka juhtuvad. Üks kriis siin oli juba mainitud, pärast iga kriisi me uuesti üle vaatame oma lõimumisstrateegiat ja näiteks käivitame ETV+ ja siis mingist hetkest ma näen, et kerge jõustik või ma ei tea, mingisugust spordiülekannet, iluuisutamine on ETV+. Et siis tasapisi ikkagi nagu see muutub spordikanaliks. Mitte mul ei ole sporti vastu midagi, aga siiski, et... Mul on väga hea meel, et meil Viktoriaga tekkis vastandumine, sest selle paneeli mõte on ju vastand. Heatahtlik. Aga eriti hea meel on mul selle üle, eks ole, et minu vastus püüdis mõista venelasi ja Viktoria vastus püüdis mõista eestlasi. Lilian. No võib-olla kommenteeriks seda natuke, seda keele ülemineku osa või üldse seda, et ühest küljest ma hästi nõustun selle kommunikatsiooni osaga, selles mõttes, et eks see öeldakse, et inimestega ongi raske, sest nendel peab kõik saavad omamoodi aru asjadest. Aga ma olen nõus sellega, et peaks nagu erinevate, et kuidas me kommunikeerime mis tahes otsuseid erinevate osapooltele, aga näiteks selle keele ülemineku valguses, kui me vaatame ka, mis seisukohad, nagu keegi võtab sõna kuskile ütleb, et ühed ütlevad, et nii kiire on ja ikka, kuidas nii järsku saab või see emotsioon lööb kohe ülesse, teised ütlevad, oota, kuidas nii kaua aega juba midagi pole kuskil jõudnud, ikka on samas kohas. Et kus on nagu see kesktee, et kui palju seda gaasi panna, kui palju seda pidurit panna, et ma arvan, ega raske ongi öelda seda õiget vastust, aga ma arvan, et tegelikkuses see nii-öelda kitsaskoht alati ükskõik mis hetkel sa mida otsustad. Näiteks hommikul siin öeldi, et miks lasteaias juba, ma ei tea, mitukümmend aastat tagasi meie elustanud selle eesti keelsusega, et alati on see keegi kamp inimesi, kes on täna need 3-aastased seal lasteaias, võib-olla need, kes täna on need esimese klassi minejad, kes hakkavad seal eesti keeles õppima või see 7. või et kuhu sa satud, et meil on täna ka see teatud sujuvus sinna sisse kirjutatud justkui, et me ei lähe kohe niimoodi, et nüüd 100% kõik homme päev lähevad üle, aga et kuidas tunneb ennast selles olukorras, vaat see täpselt see inimene, vaat see õpilane seal 5. klassis või seal 6. et kas me tegeleme sellega, kuidas teda sealt üle aidata või teda sealt nagu toetada, sest mingis mõttes ma arvan, keegi alati ju kannatab. Selles mõttes ka, et kui meil oli see koolide ühendamine seal, et keegi sattuski sinna, issand oot, et kas mul enne ei olnudki siis 60-40 või kuidagi nii paljuks läks seda eesti keelt või see oli minu jaoks liiga järsku või ja meil oli ka koolis palju lahkujaid, näiteks tollel esimesel hetkel mingid artiklid ilmusid, mis toimub seal, kuhu te kõik lähete ja jooksete sinna poole, kus ikka äkki saab rohkem seda, mis on mugav. Et ühest küljest inimene otsib seda mugavust, nagu, et ma tahan nii nagu enne oli, siis tal lööb see emotsioon ülesse, aga nüüd, et jõuda, aidata teda sinna, nii et oota, äkki on kuskil see võti või see aken, et lähme edasi, aga me aitame sind ja sa saad sellest üle ja see on sulle ka lõpuks kasulik. Aga et ma arvan, et neid sinna ristumiskohta alati satub inimesi ja see siis lööb kuidagi need emotsioonid nii üles, et on igal pool siis inimesed hakkavad neid väljendama ja mõnikord jääme sinna kinni. Et vahepeal on selline tunne, et tahaks kuidagi seda kainet mõistust kõigile soovida, et siis, kui need emotsioonid on vaibunud, äkki siis arutaks nagu edasi, sest see on loomulik, et need on tegelikult sellised väga delikaatsed teemad ja emotsioonid kerkivad nii või naa üles. See on kahtlematult nii ja emotsioonidega tuleb tegeleda, et selles mõttes see on hea tähelepanek. Ma lõpetuseks kogun kokku hulga küsimusi. On küsitud teie reaktsioone hästi paljude erinevate võimalike tulevikuteede kohta. Ma loen nad kõik ette ja te võite reageerida nendele, mis on meelepärast. Mis võiks olla Eesti tulevikutee? Et Eesti on püüdnud edendada sellist kahepoolset lõimumist, aga Eesti-Vene kogukond tunnetab lõimumist üsna ühepoolse tegevusena. Või nagu Lilian ka tõi välja, eks ole, et kus on siis need eestlased, kes nüüd tuleksid siia lõimumist edendama Ida-Virumaale. Kas jätkata selle variandiga? Kas me peaksime rõhutama põhiseaduspatriotismi ja selle ümber üles ehitama oma lõimumise kontseptsiooni? Võib-olla me peaksime otse välja ütlema, et Eesti on nii väike, meid on vaja alal hoida ja ainus tee ja lahendus on assimileerumine.
Või äkki üks variant, mis on välja pakutud, on siis see, et juba koolilastele tuleks seletada, et kes on Eesti venelane ja mille poolest ta erineb Venemaast. Või kas peaksime Eestis tegelema hoopis Eesti venelaste vastase vihaga ja see võiks olla meie selline lõimumise tee. Need on kõik teilt tulnud ettepanekud või küsimused, nii et palun, paneelil on nüüd aega 3 minutit, õivalt igaüks saab 1 minuti. Mis tundub teile võimalik selline tulevikutee või mõte, millest võiks edasi arutada kohvilauas? Ma võin alustada. Alustan sellest, et iga poliitilise otsuse mitte vastuvõtmise taga on hirm. Et siis, kui inimene tuleb ja ütleb, et teate, mulle ei meeldi eestikeelsele haridusele üleminek. Enamik vanemaid niimoodi vastab siis, kui nad kardavad elementaarset võõrandumist oma lapsest. Ja siis, kui sa koha peal hakkad seletama, et tegelikult me võime ka sinu keeleoskusega tegeleda ja ei võõrandu. See sama mitmikidentiteedi teema pluss on selles, et sa ju ei võtta ära. Sa midagi ei tühista selles inimesest, ta võib olla selline, nagu ta otsustab. Ja see on see platvorm, kust edasi minna ja võtta juurde midagi omaks, mitte tühistada midagi sees. Ja teine oluline aspekt on see valu. Ehk siis meil ühiskonnas tihti me ju kardame oma valudest rääkida, me ju ei räägi tegelikult, suhteliselt vaikne ühiskond. Ma lühidalt räägin ära. Mul oli üks oluline kokkusaamine Ida-Virus ja siis ma istusin saalis ja proovisin rääkida. Saalis oli väga erinevaid inimesi. Vaikus, totaalne vaikus saalis. Ükski auditoorium nii vaikselt ei reageeri. Siis kui see kohtumine sai läbi, siis ma sain aru, et mul tegelikult seal ruumis istus 4 erinevat gruppi. Igaühel neist oli oma sotsiaalne valu. Üks neist oli see, kes oli Ukrainast tulnud hästi eakas härrasmees, kes enam ei lõimu Eesti ühiskonnaga. Ja tal oli valu, mis on seotud pigem nagu Eesti ja siis Vene ja Venemaa, Ukraina suhetega ja rünnakutega. Teine inimene, kes seal istus, ma enne seda kohtumist küsisin, kui auditooriumis on olemas kas või üks inimene, kes räägib eesti keelt, siis ma räägin edasi eesti keeles. Ja siis see inimene tõusis püsti või isegi istudes vastas mulle, et ma saan ju vene keelest aru. Ja siis ma suurepäraselt mõistan, et kuidas inimene tasapisi loobub oma põhiseadusest õigusest tegelikult, et sellepärast, et ta ei ole vähemus, aga konkreetses piirkonnas ta on vähemuse rollis. Ja siis ta loobub sellest õigusest ja tal on see valu ka tegelikult kaasa antud. Ja täpselt samamoodi seal on see poliitik, kes ei jõua mitte kunagi Riigikokku lihtsalt sellepärast, et tema valijaid on siin nii vähe. Teda ei saa, ta ei kõneta seda auditooriumi. Ehk siis tal on võimalused ka piiratud, tal on poliitiline ja ka oma kogukonna valu. Ja siis viimane grupp, need Eesti venelased, kes seal istusid, kes projekteerisid enda peale kogu seda poliitikat ja siis neil oli selline tunne, et nad vastutavad kogu selle eest, mis on tulnud Venemaalt. Ja igaüks neist sellepärast istuski vaikuses, sest et millest siin rääkida, nad on nii erinevad grupid. Ja see ongi see tegelikult meie ühiskonnategelaste või siis poliitikute või ajakirjanduse väljakutse on see, et kuidas saada aru, millest inimesed ruumis ei räägi. Mitte see, mida nad räägivad, vaid millest nad vaikivad. Mis on see valu või mis on see hirm, mis paneb neid teha järgmist sammu. Vot see on see oluline, et juhul kui me saame sellest kuidagi üle, siis ma arvan, et meil on tegelikult väga hea perspektiiv. Majanduses muidugi ei ole nii roosa, aga ma usun, et meil on ühine Eesti riik. Kui sellest hirmust, nagu siin palju on räägitud, et eks me teamegi, et hirm tekib teadmatusest ja sellest määramatusest, et see ei ole ära määratlenud, kus või kes sa oled. Et on ka, ma arvan, see, et ühed on need otsustajad, et teeme mingi asja ära, teised on ellu viijad. Et kuidas selle lõimusega jätkata, ma arvan, võib-olla rohkem tähelepanu minu arvates vajaks lihtsalt see pool, et kuidas tagada selle asja süsteemsus või ka mingis mõttes ma ei taha öelda järelevalve, sest see kõlab hästi karmilt, et nüüd hakkab mingi aga kui ma ise olen kogenud, et üks asi on, et mingi asi on otsustatud, aga kas see päriselt ka nii toimib või mis on need kitsaskohad, et võib-olla seal ellu viijatel on mingid kitsaskohad, mida see otsustaja ei näinud.
näiteks, et ta vajaks seda tuge, et oi, meil tuli selline asi teekonnale ette, selline, aga kes meil neid aitab nagu lahendada. Et võib-olla see isegi otsus on õige pikas perspektiivis, aga kes aitab neid vahesammud kõik nagu mõtestada ja samal ajal ka kommunikeerida kõigile nendele osapooltele, et võt nii on vaja minna. Ma arvan, kui inimene saab aru, et näe, su sammud on need, teed täna seda, homme teed seda, nüüd lähed siia, siis vaat see on sulle pluss nii ja naa, et siis ta on valmis valima seda teekonda. Ja nagu sisemiselt sinna astuma, et ma teen selle valiku ja ma tahangi teadlikult liigun sinna suunas. Et siis on okei, aga ma arvan, see on selline raske küsimus, sellepärast, et need asjad ei toimu ühes kohas nagu. Et võib-olla sellise süsteemsuse tagamine võib-olla aitaks seda analüüsida rohkem lähemalt. Väga hea, et kui majanduse paneelis me jõudsime selleni, et tehnokraatia võiks olla lahendus, siis siin paneelis me liigume selles suunas, et rääkige inimestega. Nii saame paremini toimivad poliitikad. Raivo, lõpuaforism. Jaa, lõpuaforism on riigi rahva identiteedi mõiste. Et aastal 2014 tellis Kultuuriministeerium minult riigi identiteedi indeksi operatsionaliseerimise ja alates sellest ma olen nagu selles suunas liikunud. Et inglise keeles see mõiste on tegelikult siis national identity ja see riigi rahva identiteet on riigi identiteedist laiem selles mõttes, et riik on ju ainult institutsioonid, aga meil peale riigi institutsioonide on olemas ka rahvas ja see riigi rahva identiteedi mõiste kindlasti ei nõustu põhiseaduspatriotismi ideega, mis seondub moderniseerumise teooriaga, mis väidab seda, et etnilisus on midagi sellist, mis on oma aja ära elanud, et tulevikus me oleme ilma etnilisuseta, et seda me kindlasti ei ole. Selles kontekstis ma tahaksin meenutada Martin Ehala raamatut, mille sa kirjutasid 7-8 aastat tagasi nii inglise keeles kui ka eesti keeles, kust ma väga palju õppisin ja kus, eks ole, üks põhieristus on kuumad ja külmad situatsioonid. Eks ole, et me elame nagu erinevates keskkondades. Ukrainas on praegu kuum situatsioon, sest Venemaa peab Ukrainas sõda ja kuumas situatsioonis etnonatsionalism on kõige õigem asi, mida teha. Et me, eks ole, etnilisusest ja isegi selle äärvusvormidest ei saa loobuda, sest kui tuleb kodumaad kaitsta, eks ole, siis see on selline viimane vahend. Et selles mõttes on olemas koht nii etnonatsionalismidele kui ka sellistele leebematele, mõõdukamatele rahvusluse vormidele mõlemalt poolt. Selle mõttega ka lõpetame. Kohal viibijad saavad liikuda nüüd korrus ülespoole kohvipausile ja jätkame siis meie kolmanda paneeliga kell 16.45 ja räägime kultuurisõdadest. Suur aitäh kõikidele panelistidele, kõikidele kuulajatele.